Tere minu vaatajad, kuulajad ja kõik, kes te olete valinud minu kanali. Aitäh kõigile. Ja nagu ma eelmises videos rääkisin õpetajatele, mida teha nende kooli nähvijate ja nendega, siis täna tegelikult sisuliselt tänane video on selle jutu jätk ja ma tahaks kommenteerida omalt poolt siis seda Rakvere kooli juhtumit, kus vallandati direktor ja 2 sotsiaalpedagoogi. Iseenesest võiks ju mõnest küljest võtta jah, et tõesti mingisugune rikkumine oli nende poolt. Aga samas ei tehtud ju seda mitte oma lõbu pärast. Kes veel ei tea, siis skandaali asi oli siis selles, et koolis otsiti läbi õpilaste koolikotid. Ja selle tõttu läks siis skandaal lahti ja linnavalitsus vallandas direktori ja 2 sotspedagoogi päeva pealt. Mis on aga selle asja juures äärmiselt mitte kahetsusväärne, aga imelik, et tunnistajaid, et selle asja puhul kuulati ära ainult 1 inimese tunnistus. Isegi kohtutes teinekord ei kuulata ära mitte ainult 1 inimest. On küll võtmetunnistajad, jaa. Aga isegi kohtukeisside puhul annab ka süüalune tunnistusi. Ja ka sellel puhul, mis paneb eriti selle asja puhul ärritama, on see, et ei võetud arvesse õpetajate ja direktori varasemaid saavutusi. Ei võetud arvesse seda, mida direktor ja sotsiaalpedagoogid on kooli heaks teinud. Lihtsalt ma ei ütleks, et see on eksimus. Ütleme niimoodi parem. Et see vallandamine ei ole päris õigel alusel. Juba see, et jah, et mingi 1 tunnistaja põhjal väga ruttu see asi kõik tehti ära, plaks, korras. Liiga libedalt kõlksusid need asjad kokku. Ja ma ütlen ka, miks. Oma pedagoogi menetleja ja kõige muu praktika jooksul olen ma näinud väga mitmeid asju, sealhulgas ka nii-öelda ametikohtade tagaukse kaudu jaotamist. Või kas siis suguluse, tutvuse või parteilisel alusel. Ja mis on minu puhul nagu ka veel paneb mind imestama, et seda asja tehti nii ruttu. Ja ütlen ausalt öelda, mul tekib küsimus, et kas sellel asjal ei ole mitte korruptsiooni maitse juures. Praegusel hetkel minul veel andmed puuduvad, et kas nende kohtade peal on juba uued inimesed olemas või on kandidaadid. Selle kohta minul praegu andmed puuduvad. Rakvere inimesed, kes te seda videot võib-olla vaatate, võite mulle jätta kommentaarides kirja, et kas siis oli midagi, kas on juba need sinna kedagi määratud. Aga jah, teisest küljest see kottide läbiotsimine. Ütlen ausalt öelda siin jah, paljud on juba, jah, direktor on süüdi, õpetaja on süüdi, ei ole õpilastel seda teha. Õpilastel on õigused. Sorry, aga õpilastel on ka kohustused. Enne täidame kohustused ja siis hakkame õigustest rääkima.
kool, ka põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on kirjutatud, et direktor, õpetajad peavad tagama kooli turvalisuse ja teiste õpilaste turvalisuse. Ja antud juhul, kuna tegemist oli keelatud ainete otsimisega minu andmetel, siis direktor ja õpetajad käitusid ainuõigelt. Ei saa nõuda, ei ministeerium, ei mitte keegi muu, ei saa nõuda, et hoolitsege turvalisuse eest, aga tehke seda palun selja taha seotud kätega. Mida on tegelikult praegu koolides ka väga palju. Samas ma tean jälle ühte koolidirektorit, kes ütles, et ma sülitan selliste asjade peale, et ma pean tagama turvalisus, aga ma mitte midagi teha ei tohi. Ma teen asja ära ja ongi lõpp. Ja võib see ministeerium oma koraali laulda palju tahab. Ja isegi vallandamise puhul mul on võimalus öelda, et mina käitusin õieti. Vaat selline suhtumine peaks olema tegelikult ka praegu õpetajate selle puhul. Kui kool peab tagama turvalisuse, teiste õpilaste turvalisuse, siis kool peab saama ka seda teha kõikide vahenditega. Kordan veel kord, kõikide vahenditega. Kõikide vahenditega see muidugi välistab selle igasugune näiteks mingisuguse asjade lõhkumise, määrimise ja selle. Aga kellegi turvalisuse kaitseks, siin hakkab jälle mängima see põhiseaduse ja turvaseaduse ja enesekaitse ja kõige see muu seadus hakkab ka jälle see ka mängima, mitte ainult koolikord ja põhikooli ja gümnaasiumi seadus. Siin hakkab mängima ka seda, et hakkab mängima ka hädakaitseseisund, hakkab mängima ka näiteks karistusseadustik, hakkab mängima ohuolukorra ennetamine. Ja kui otsiti midagi keelatut direktori ja selle poolt, siis põhiseaduslik õigus kaitsta teiste inimeste õigusi on olemas. Linnapea ja linnavalitsus, kes tegutses nõnda, et likvideeris direktori ja likvideeris siis need õpetajad koolist, mitte füüsiliselt, vaid likvideeris need sealt koolist ametikohalt, ei võtnud arvesse põhiseaduslikke õigusi ja seoses ja tegelikult ka turvaseaduse ja kõige muid selliseid asju. Tuletage meelde, hädakaitseseisundist ja ka muud asjad. Kui keegi on ohustatud, on teil õigus sekkuda. Igal kodanikul. Et hoida ära võimalik tekitatav kahju. Ja direktor ja sotsiaalpedagoogid tegid seda. Nad hoidsid ära võimalikud suured tagajärjed ja kahjud oma tegevusega. Ühesõnaga, tegutsesid eriolukorras või möödapääsmatus olukorras, mille tagajärjel, kui nad oleksid olnud tegevusetud, oleks rikutud teiste õpilaste turvalisust ja põhiseaduslikke õigusi olla koolis kaitstud. Loomulikult õpetajate ja direktorite varemaid saavutusi tuleb arvesse võtta. Nii et need, kes nüüd selle triki ära tegid, õpetajad ja direktori lahti lasid, ausalt öelda, olge valmis selleks, et keegi astub õpetajate kaitseks välja ja pöördub omakorda kohtusse. Sest õpetajad tegutsesid ohuolukorras ja tagasid teiste õpilaste turvalisuse. Teie karistasite, kuigi tegelikult otseselt karistus ei ole, see on distsiplinaarmenetlus.
te ei võtnud võtsite arvesse ainult ühe tunnistaja ütlusi, kes ka võib-olla ei ole objektiivne. Annaks jumal, et see ei oleks fabritseeritud tõend. Sest tõendi fabritseerimise eest on karistusseadustikus ette nähtud oma paragrahv, karistus. Rahaline karistus kuni 3-aastase vangistuseni. Fabritseeritud süütõend, samamoodi valetunnistus, valesüüdistus ja kõik see muu, need on karsi järgi karistatavad teod. Nii et need, kes nüüd vallandasid linnavõim, mõelge nüüd hästi järele. See on nüüd praegu sõnum, mida ma tahtsin teile öelda. Aga tänaseks siis kõik. Loodan, et minu sõnum jõudis kohale. Ja olge siis terved ja näeme varsti jälle.